Tere, olen Alan, võistlusfiiderdaja. Hakkame videosid siis tegema, nagu sai paljudele lubatud, rakendustest, söötadest. Aga kõigepealt sooviksime rääkida endast. Järgnev video oleks Denissist, aga täna räägin endast, kuidas ma jõudsin fiidrini, kaua olen tegelenud sellega, mis saagid ja nii edasi. Alguse sai fiiderdamisega astusin Eesti fiiderdajate klubisse, tegelesin talvepüügiga, kuna ma olin Norras tööl, siis ma ei suutnud palju võistlustel käia, jääpüügi võistlustel. Ja kuna ma tulin Norrast ära, siis hakkasin tegelema ka tihedamini selle jääpüügi võistlustega. Ja siis sain tuttavaks Denissiga. Minu jaoks oli see fiiderdamine muidugi müstiline asi. Lubasin endale kunagi, et ei võta mina fiidrit kätte, ei hakka sellega püüdma. Aga jah, juhtus nii, et kuna Denissiga hakkasime päris lähedasteks sõpradeks, siis tiris muu ikkagi kaasa. Ja nii ma olingi müüdud fiidrisse. Hakkasin kohe ka võistlustel käima. Varustus on muidugi hea. Aga fiidriga olen tegelenud 4 aastat. 3 aastat sellest olen võistlustel käinud ja see aasta meeskondlikult me võitsime, tiim Salmo esimene koht siis, individuaalist tulin teiseks, esimese kohaga oli mul vahe ainult 1 punkt, kohapunkt, kahju. Järgmine aasta proovin paremini. Ja rekordsaagid. Elan Tartus, Emajõgi siin samas. Mis teha? Hea koht elamiseks. Soovitan ka tulla Tartusse elama. Rekordsaagid, rekordsaagid. See aasta 104 latikat 8 tunniga. Kaal oli seal 115-120 kilo, kõik latikad. Lasime tagasi, nendest latikatest ainult 2 tükki, keeras kõhu ülesse. Need võtsime ära. Kõrvalmees sai 85 äkki kuskil niimoodi kilo. Tükki tähendab, ehk siis umbes arvatavasti seal 100 kilo latikat. See aasta oli väga palju latikat, väga palju. Kõik said, kes tahtsid, kes natukene süvenesid fiidrisse. Eelmine aasta rekord oli mul 60 kilo latikat ööga. Kuna me oleme nüüd tiim Salmo ja Salmo keti esindajad, siis väga palju küsimusi on tulnud, milliseid rakendusi kasutada, mis lipsud ja nii edasi, millised korvid, mis konksud ja siis me üritamegi nüüd Denissiga hakata videosid tegema, õppevideosid, mis oleksid igal pool kättesaadavad. Ja üritame ka söötadest rääkida, üritame ka koha peal püügil näidata. Ja 2021 kevadel, suve algus on plaanis siis teine see õpituba teha, see praktiline osa, kus näitame siis algust lõpuni, kuidas meil see püük ikkagi käib. Algus, seal keskel ja siis lõpp ka. Kindlasti seda infot näete igal pool, foorumites igal pool. Kalale.ee foorum ei ole minu jaoks ja ka Denissi jaoks mingi infokoht.
et sinna me kindlasti seda infot ei pane, et meil on jah, suur infoallikus on ikkagi Facebook, kus on igasugused grupid, kalamehed, kalanaised, sõbralikud ja nii edasi ja nii edasi. Salmo lehele kindlasti tuleb info, Salmo siis Facebooki lehel. Jah, et täna ma näiteks seda kõige kergemat rakendust, mida võistlustel me kasutame, et milline rakendus, sest selle kohta on väga-väga palju küsimusi, kuidas me ikkagi seda rakendust, kuidas me seda punutist teeme, et inimesed ei saa aru paljud, kuidas me seda punutist teeme, see on nii lihtne, näitan teile video ja siis edasi hakata siis ise tegema, see on alguses mõtled, et jumal kui keeruline, tegelikult ei ole, kõik on väga lihtne. Jaan kunagi näitas mulle, Jaan Krents, vana fiiderdaja, vanaks jäänud, aga ikka püüab hästi. Ta näitas mulle ja minu jaoks oli alguses keeruline, pärast naersin ise ka ennast, et kuidas saab asi nii kerge tegelikult olla. Aga jah, ülejärgmine video muidugi tutvustab Deniss ennast, kuidas ja mismoodi ta jõudis fiidrina. Fiider on arenev kalapüügi viis, ütleme niimoodi. Tuleb palju mõistust kasutada, erinevaid variante proovida, see on nii suure mahuga, et iga kord, kui mina olen käinud kalal, ma õpin hästi palju. Muidugi jah, paneme kirja kõik ja see, palju ma siin kirja olen pannud, et kõik need käigud, ikka paljusid ma ei ole ka kirja pannud, aga see maht on väga suur, et kunagi võib-olla tuleb ka meil võib-olla mingi käsiraamat või raamat nendest kõikidest, nendest nippidest, püükidest, et üritame. Aga aitäh, et vaatasite ja tuleb ka varsti siis video, kus teen siis täitsa tavalise võistluspüügi rakenduse.